Aloha, minu nimi Kristal Raalaksmi-Tett on tulemas täna eetrisse Floridast ja olen sisemine alkeemik ja holistilise heaolu coach ja täna tahaksin teha selle väikese video, et soovida palju õnne imelise sünnipäeva puhul, imeline Eestimaa. Ja seda korda siis 107 on see kuupäev ja aeg, mil siis esimene Eesti imeline iseseisvus sai alguse ja mul on selles suhtes, ma usun, väga huvitavaid siis mõtteid jagada. Ma olen sündinud Eestis ja praegu just arvutasin põhimõtteliselt siis 20 aastat Eestist väljas elanud, on-off on ju, ja 28 aastat siis Eestis elanud. Ehk siis varsti on juba 50-50 see olukord. Ja ma olen reisinud 32 maale. Ma olen läbi teinud 6 maa immigratsiooniprotsessid. Praegu siis resideerun Floridas ja üsna tõenäoliselt varsti tuleb üks järgmine siis kolimine ette ühte teise osariiki ja niimoodi need asjad käivad siin. Ja kui inimesed küsivad mult siin Ameerikas olles, kus see sinu teistsugune aktsent pärit on, ja kui ma siis ütlen, et ma olen Eestist, siis väga paljud ameeriklased ei tea üldse, mis asi Eesti on, et selline maa on üldse olemas, kus ta asub, sellest pole üldse kellelgi väga aimu. Enamus inimesi teavad, kus on Soome ja siis selle järgi nad oskavad siis geograafiliselt asetada, kus see Eesti asub. Ja kui ma siis räägin meie siis ütleme siis sellistest suursaavutustest, nagu on siis näiteks Skype'i leiutamine, meie siis laulev revolutsioon ja paljud siis uued tehnoloogilised lahendused, pluss siis meie peaaegu 2000 saart ja imeline loodus, imeline toit, imelised inimesed, imeliselt väga vastu siis vastupandamisega siis nii-öelda rahvas ja rahvus, kes on tõesti väga paljud siis erinevad maad, nende siis juhtimised üle ja läbi elanud ja praegu siis veel ja mõnusalt, ilusalt iseseisev. See on tõeline ime, et Eesti on iseseisev, selline väike maa. Ja ma mäletan, mul käis üks Austraalia komöödiategelane Eestis siis podcastis Aarete seiklused ja võib-olla ma panen isegi selle lingi siia alla. Ja tema ütles ka, et kui ta esimest korda Eestisse tuli, ta oli nii üllatunud, et vau, et selline väike maa, et nii vähe inimesi, et põhimõtteliselt sa võid võtta New Yorgi linnaosa ja panna sinna väike president ja ongi nagu riik, on ju. Et meil on oma riik, meil on oma president, oma parlament ja kõik need erinevad osad, et see on ikka väga eriline nii-öelda siis jah, tegelik asi. Ja nüüd, kui siis inimesed küsivad, et kas ma igatsen Eestit, siis ma igatsen oma kalleid inimesi, oma pere, oma lähisõpru, ma igatsen oma kliente, osadega neist olen tegelenud ja koostööd teinud üle 15 aasta. Ma igatsen Eesti loodust ja sellist loodust nagu Eestis tõesti sellisel kujul ja vormis väga paljudes kohtades enam maailmas ei ole. Ja ma tõeliselt sageli siis igatsen ka Eesti toitu, olgu selleks siis Kalevi šokolaad või meie hea siis leib. Ja kui ma Eesti vahet ei käi, võib mul olla isegi mitu aastat, kus ma üldse näiteks Eesti musta leiba ei saa ja Kalevikommide ja asjadega on natuke parem, sest ikka siin ja seal keegi saadab või käib Eestis ja toob. Aga jah, muus mõttes see, kuidas Eesti, ütleme siis toidu arendamine, kas siis näiteks tootetasanditel või muudel kujudel ja vormidel, kas või ka restoranides, mida pakutakse, kuidas pakutakse, see on täiesti meeletult imeline evolutsioon, mis Eestis on toimunud ja ma tõeliselt naudin seda iga kord, kui siis Eestisse satun jälle. Ja
Mul on olnud selliseid huvitavaid perioode, on olnud perioode, kus ma olen tõeliselt selline, oo, mina olen eestlane, hästi uhke ja hästi vapralt kõnnin. Ja on olnud ka, kus ma olen täitsa häbi tundnud, et siis olenevalt ka, mis on parajasti siis toimunud ja nii edasi. Ja praegu on aeg, kus ma tunnen väga suurt uhkust, et ma olen eestlanna. Ja sageli see on tõesti väga eksootiline, eriti siin Ameerikas, et meid ei ole siin palju, olenevalt ka siis, kus me oleme ja kui me siis satume kuskile, siis tuleb välja, et ikkagi meid siin ja seal on, et keegi ikka teab kedagi Eestist kuskilt pidi. Ja nagu Hemingway siis ütles, on ju, et igas siis sadamas võib olla üks eestlane, tõesti enam-vähem nii ta välja kukubki. Nii et see on jah, väga imeline kogemus. Ja kui praegu mõtelda, mis tunded ja emotsioone minus siis see Eesti sünnipäev endas kannab, siis loomulikult oleks väga tore veeta seda aega koos oma sõprade perega Eestis olles. Kuid kuna ma seda teha ei saa, et siis tuleb seda kaugelt pühitseda ja tähistada. Ja mis on hästi siis imeline asi, mida tähistada, on iseseisvus. Ja iseseisvus siis minu arust, mis on Eesti puhul väga eriline, on see, et ikkagi Eesti inimene on õppinud peale kõiki neid vintsutusi ja katsumusi ise mõtlema. Ikkagi väga paljud inimesed mõtlevad oma peaga. Ja meil on selline isepäisus, mis on selline julge isepäisus, mida ma näen siin Ameerika maal olles ja nüüd ka suurtes korporatsioonides juba varbeid sisse astudes, on ju, et väga paljudel ameeriklastel, kes on ka ju igalt poolt mujalt kuskilt tulnud, on ju, need, kes on siis kuidagi ära mugavdunud või kohandunud siin väga hästi, seda iseseisvust või isepäisust ei ole väga nagu alles jäänud. Ja minul isegi, kui ma siin ei ole väga võib-olla selline ülipatriootiline, ma usun, et see isepäisus ja iseseisvus on mul sellel kujul ikkagi väga palju säilinud. Ja nüüd tehes ka läbi siis Ameerika kodakondsuse klasse siin, kus siis tõesti üks suurimaid õigusi on siis vabadus ja sõnavabaduse õigus, siis ma mõtlen tagasi sellele ajale, kui Eesti oli okupeeritud ja 50 aastat meil seda õigust ei olnud. Ja tõesti, kuidas inimesed pidid mõtlema, mida nad ütlevad, kuidas nad ütlevad ja kui nad midagi valesti ütlesid, siis mis olukord oli. Ja tõesti, see sõnaõiguse teema on minul, on üks suurimaid asju, mis on selline, kuidas öelda, kollektiivne haav, millega ma olen käinud tõesti, kolistanud kõik need riigid ja immigratsioonid ja asjad läbi ja mida ma tõesti, kui keegi hakkab mulle pähe astuma või ütlema, et jää vait, Kristel, või ära räägi sellest või mis iganes, siis ma väga kõvasti reageerin ja siis tuleb see väike revolutsionäär Kristel Rao välja ja hakkab oma siis sõnumeid jagama. Ja ma olen abielus olnud nüüd peaaegu 8 aastat juba ameeriklasega ja ma olen õppinud siis läbi oma abikaasa, kuidas ja teistmoodi siis suhelda. Ja Eesti inimene, ükskõik kuhu ta siis ka kolib, on väga otsekohene. Ja see oli esimene reaktsioon, mida minu abikaasa ja ka paljud siis ameeriklased siin mulle ütlesid, et Kristal, you are too direct, you can't be so direct, are you crazy? Like you can't like say that like this way. sa ei saa olla nii otsekohene, et sa ei saa seda asja niimoodi ütelda. Ja ma õppisin ära diplomaatia, Ameerika diplomaatia. Kuidas olla siis nii-öelda siis ameerikalikult keep smiling, sees võin ise ussitada või endal protsessid olla, aga keep smiling. Ja siis, kuidas siis panna need lausesse, need sõnad sellisel kujul, et see siis kedagi ei ohusta, keegi ei tule siis mind, ma ei tea, kohtuasjaga ründama, nii edasi, et selle koha pealt on see maa väga huvitav, et kõik on tõesti võimalik, aga siin on ka nii palju reegleid, nii palju ohte, mida Eestis siiamaani veel ei ole. Et selle koha pealt see on huvitav teekond olnud. Ja nüüd viimasel ajal, kuna mul on olnud palju selliseid kogemusi, kus ma olen pidanud siis enda eest seisma,
siis on olnud väga huvitav, kuidas jällegi natukese võib-olla see otsekohene eestilik isepäisus tuleb välja ja ma proovin tõesti teha seda nii diplomaatiliselt, kui ma saan, aga tõesti, kui asi on nagu üle piiri, siis ma ikka ütlen ja ütlen ikka väga otse ja väga eestilikult, nii et see on nagu hästi huvitav asi ja ma olen seda tähele pannud ka teiste eestlaste hulgas, mõned isegi, kes on elanud Ameerikas 20 aastat ja rohkem, kuidas see on üks asi, mida on ikka väga raske välja juurida. Ja teisalt ongi küsimus, et kas üldse peaks juurima, et see ongi see Eesti siis tegelikult unikaalsus. Ja, ja ma olen siis Eestiga suhestumist, mul on olnud niisugune Eestiga hästi palju aastaid selline armastuse vihkamise siis suhe ja ma olen Eestis saanud hästi palju haiget, mul on olnud lähisuhted, mis on nagu väga palju haiget teinud. Tõesti nii, mitte ainult nii, et kirves selga, vaid kirves südamesse, kirves selga, kirves pähe, kirves jalga stiilis nagu suhted. Ja see tuleb minu siis taustast ja minu lapsepõlvest, kus tõesti oli hästi palju haavasid ja kuna ma neil hetkedel siis ei teadnud, kuidas ja mismoodi ennast tervendada, et siis see juhtuks uuesti, siis ma loomulikult tõmbasin ka vastavaid inimesi oma ellu. Ja ma olen väga tänulik kõikidele nendele valulistele kogemustele. Aga tõesti mingi hetk sai piir täis ja see oligi siis see aeg, kui ma 2011 Eesti tolmujalgadelt pühkisin ja põhimõtteliselt siis reisisin 7 aastat ilma siis kodubaasita ja 2017 siis algselt elasin natuke Mehhikos ja siis peale seda siis elasin Hawaii'l, siis tuli San Diego, Texas, praegu Florida ja siis nüüd tuleb vast edasi siis Virginia. Ja siit edasi võib-olla siis Kariibi saared, vaatame, kuidas siin lugu kulgeb, on ju. Et siis ühest nii-öelda siis poolusest teisele poole risti üle terve Ameerika, et osad ameeriklased pole isegi nii paljudes osariikides käinud, rääkimata sellest, et elada nendest. Ja Ameerika on ka hästi huvitav, sest iga osariik on nagu omaette riik ja igas osariigis on ka omad linnad, mis on omaette siis nii-öelda riigid selle sees. Nii et tõesti, Ameerika on nii suur, nii lai, nii palju erinevusi ja rikkust täis igas mõttes, inimeste rikkust, unikaalsust ja teistes võtmetes. Ja nüüd siis 4 aastat enne seda olin ma Mehhikos elasin, nii et see oli ka huvitav periood. Ja siis on mul siin olnud Taani ja Lõuna-Aafrika ja Norra 7 aastat ka. Nii et neid kogemusi on tõesti seinast seina. Ja see kõik on toonud mind nüüd praegu sellisesse staadiumisse, kus ma olen ennast siis ümber identifitseerimas ja ma olen tõesti nii sügavalt ümber identifitseerimas, et ma ei teagi tõesti, kuhu see kõik välja võib jõuda. Nüüd ma olen ka siis menopausi eelfaasis ja see on täiesti uskumatu protsess ja ma olen õppinud sellest väga palju oma isiklikest kogemustest, pluss siis teised teejuhid, kes mul on olnud. Ja sellest ma usun, on sündimas midagi suurt just, ma saangi aru, et minu olemasolu siin planeedil Maa on ikkagi seotud naistega naistele siis olla teejuhiks, abistajaks, transformaatoriks koos nendega, nende ülemineku siis protsessides, transiitides, mis iganes faasis, kus nad on. Kuna mina olen oma elus nii palju neid läbi teinud, olgu see siis kolimisega, olgu see siis läbi erinevate siis külastuste erinevate maadega. Mul on olnud firmad nii paljudes erinevates maades, Norras, Eestis jätkuvalt on praegu, siis Ameerikas, Mehhikos. Ma tean ka, kuidas äri ajada eri kohtades, eri kujul, eri moel. Ja ma olen tõesti nii palju õppinud ka holistilise heaolu kohta, siis ka nüüd keha-meele vaimu programmid, mis ma olen ise kõik sertifitseerimised rahvusvahelistel tasanditel kõik läbi teinud. Ja see on nüüd ennast distilleerimas sellisesse mõnusasse uude paketti ja võib-olla sellest tuleb isegi ka täiesti uus bränd,
kus siis nii-öelda siis lihvida see nagu hästi selgeks, mis see siis täpsemalt on ja kuidas on. Ja ma usun, et kõik see ei oleks võimalik, kui ma ei oleks sündinud Eestis ja üles kasvanud Eestis, siis selle Nõukogu Eesti ajal, kogemas kõike seda, mida siis meie vanemad ja vanavanemad kogesid ja puhastamas neid siis programme, mis ka näiteks minu vanaema on jätnud mulle väga palju programme kaasavarana kaasa ja neid kõiki siis läbi toimetada. Ja tõesti, üks suur asi, mis ma nüüd äris olen aru saanud, ma olen olnud mega suurte õpetajate siis erinevatel koolitustel, kes on, enamus on kõik miljonärid või multimiljonärid, kes on juba seal 100 miljoni piiris. Ja ma olen õppinud siis nüüd selgeks saama ühe asja. Kui mina alustasin oma äri Eestis, siis 2007 aastal kuni 2011 oli siis minu äri sihuke kuldaeg, siis ma ei jälginud mitte ühtegi turundajat, mitte ühtegi müügieksperti, ma jälgisin oma sisemist naiselikku juhatust. Ja see viis mind siis ühel hetkel selleni, et minu aastakäive oli 1 000 000 krooni. Nüüd eurodes ta muidugi ei ole mingi raha, aga see oli ikka väga suur saavutus siis üksik nii-öelda siis naisele selline saavutus tekitada. Ja kui ma nüüd siis jõudsin tagasi ühe teejuhi juurde, kes samamoodi siis juhendab naisi, jälgi oma sisemist naiselikku juhatust ja jaga seda, tee kõik oma brändingud, asjad selle järgi ja selle võtmes, siis ma liigun selle juurde tagasi. Ma astun sellest kõigest välja, mul on olnud väga palju meescoach'e, kes ütlevadki, et vot sellise raamistiku sa pead tegema, nii edasi. Ja nüüd, mis ma näen, mis on ka omapära selle eestilikkusega, ongi tegelikult, et Eesti on olnud see, kes ta on olnud läbi Eesti naiste, läbi Eesti tugevate naiste, kes ei ole alla andnud, kes on hoolitsenud laste eest, kodude eest, kui mehed on ära võetud, kui mehed on läinud mujale tööle. Me oleme hoidnud seda sitkust ja järjepidevust naistena. See, et Eesti täna on see, kes ta on naiste kingitus. Ka mina, kes ma olen eemal Eestist, ma tegelen regulaarselt eestlastega. Ma regulaarselt teen programme, kingitusi, võimalusi, annan neil ennast avardada, et teistele tasanditele jõuda. Ja Eesti on mulle südameasi ja miks ma Eestis ei vali praegu elada, on kliima. Minu keha lihtsalt ei suuda olla sügises ja talves. Ma naudin Eesti suvesid ja kui ma saan ja võimalik on, ma veedan täiesti enamus suved Eestis või Euroopas. Ja tulevikus kindlasti toon selle tagasi ka. Nii et kui me tähistame Eesti iseseisvuspäeva, tähistagem ka Eesti naisi, sest mina usun see, et Eesti on 107 aastat tähistamas praegu, on tänu naistele, kes on Eestit hoidnud sõna otseses mõttes, eestilikult üteldes nagu sitta pilpo peal, on ju. Et tõesti hoida seda, kes me oleme, see on naiste töö ja naised on teinud nii tublisti seda tööd ja teeme seda edasi, ükskõik kus me maailmas oleme. Ja ma tõesti tänan teid kõiki, kes te olete eestlased, kus iganes te olete, kes olete ka minuga koostööd teinud või jätkate või mis iganes ühenduses või suhtes me oleme. Tähistagem Eestit, tähistagem iseseisvust ja mõtelge ka naistena selle peale, kas sinul on enda elus sõnavabadus, oma suhtes, kas sul on oma suhtes sõnavabadus ja kui ei ole, mis on need muudatused, mida sul on vaja teha ja kui sul on vaja teejuhti oma nii-öelda siis transiitides, oma transformatsioonides ja sa ei tea isegi, kas mina võib-olla olen see õige coach või teejuht, siis ikkagi võta minuga ühendust ja kui mina ei ole see õige, mul on nii suur võrgustik, ma saan sind suunata inimeste juurde, kes saavad sind aidata. Nii et imelist iseseisvuspäeva ja nautigem, tähistagem ja hoidkem kokku, sest Eesti on väga eriline, väga unikaalne ja hoidkem seda imelist maad ja tähistagem seda imelist päeva. Ja numeroloogiliselt on see kokku 1 ja 7 on 8, mis ongi küllus, vägi, enesekehtestamine, oma väes seismine.
nii et aloha siit Floridast ja imelist iseseisvuspäeva. Anna teada, kui sa seda videot nägid, mis sinuga helises, kus sina seda videot oled vaatamas ja kas sa nõustud sellega, et Eesti jätkuvus ja järjepidevus on väga suuresti Eesti naiste kingitus. Aloha!